mina investeerisin nii oma raha kui aega Malaisia vabrikusse. Minule see polnud üldse kerge otsus. Ma pidin kaaluma mitte ainult oma ressursse, aga ka tõenäosust, et vabrik on edukas ja toob kasumit. Ja mitte keegi pole nii kõike teadav, et oskab ennustada tulevikku. Esimestel nädalatel, kui mina elasin veel Eastern and Oriental hotellis Penangis, mulle helistati, et vabrik on leekides. Selle asemel, et oleks saanud keskenduda tootmisele, pidin paigutama tellimusi ja tootmisi tuttavate vabrikutesse, taastamistööd juhtima, tööriistade taastmise ja asendamisega tegelema ja lisafinantseerimise otsimisega. Vaatamata sellele katastroofile, paari aastaga sai kindlustamata ja võlgades tulekahjus hävinud vabrikust kasumlik ettevõte. Meil õnnestus mitte ainult sellepärast, et meil oli rohkem head õnne kui ebaõnne, vaid ka sellepärast, et investorid olid valmis rohkem oma raha investeerima. Toormaterjali tarnijad olid valmis materjali võlga andma. Töölised olid valmis kannatlikult palka ootama ja välismaa tootetellijad ei tühistanud lepinguid. Te peaks juba aru saama, et ettevõte oleks võinud ju tuhahuniku alla jääda. Minu Malaisia vabriku ja Rail Baltica vahel on palju erinevusi, aga ettearvamatuid juhtumeid ei saa ka Rail Balticale välistada. Mitte keegi pole nii kõike teadav, et oskab eelnevalt ennustada, millised takistused tulevad Rail Baltica projektil. Meie võime praegu kindlad olla, et kaubatransport merel jääb odavamaks kui rongil. Võime kah kindlad olla, et lennutransport jääb kiiremaks kui rongitransport. Milline nõudlus kallimale ja aeglasemale transpordil võiks olla, on teadmata. Millised tööõnnetused, takistused, ümbertöötamised, materjalipuudused, tehnilised vead, alltöövõtja ebakompetentsused ilmuvad, on kah teadmata. Rail Baltica on nii suur projekt, et teadmata ja ennustamata takistusi ja probleeme ilmub kindlasti rohkem kui minu Malaisia vabrikul. Aga kõige suurem erinevus nende kahe projekti vahel on finantseerimine. Malaisia vabriku investorid olid piiratud ressurssidega inimesed. Kui kulud oleks ületanud ressursse, oleks Malaisia ettevõtte suletud. Kinnisvara oleks müüdud, masinad oleks läinud oksjonile ja maksumaksjad poleks kohustatud oma vara panustama meie vabrikule. Kui aga Rail Baltica projekt satub raskustesse või ootamatu takistusse, on asi hoopis teistmoodi. Pole investorite gruppi, millel võimalik sellist suurt projekti oma ressurssidest finantseerida. Valitsus peab garanteerima sellist suurt megaprojekti. Ja kui selline projekt on alustatud, siis pole enam võimalik seda pidurdada, sest lepingutes valitsus, mitte investorid, katab kulud. Minu kogemustel piiramatud projektidest pole suurt loota. Mõned aastad tagasi ma juba rääkisin sellest, kuidas projekti eestvedajaid võib usaldada ainult siis, kui nende oma raha on mängus. Kui see jutt tundub huvitav, siis vaadake seda videot, millele link ilmub siin ekraanil. Aga edasi, umbes 25 aastat tagasi mind paluti USA armee värbajate taotleja töötlemise süsteemi hinnata. Firma EDS või Electronic Data Systems arendas Recruiter Applicant Processing System sõjaväega lepingu alusel.
Mitmed konsultandid enne mind olid juba hinnanud projekti ja otsustanud, et kulud kaugelt ületasid efektiivsust. Aga leping polnud ainult arendamiseks, vaid ka süsteemi hooldamise ja haldamiseks. Nii kaua kui hinnati süsteemi vigaseks, oli EDS firmal põhjus järjekordselt süsteemi häälestada. Lepingut ja kulutamist polnud võimalik lõpetada, sest süsteem oli alati puudulik ja võib-olla väikese lisakulutusega oleks võimalik suurt ja kallist projekti päästa. Poliitiline toetus ei kadunud, kuigi tehnoloogia oli ammu aegunud. Kui otsus on poliitiliselt vastu võetud, siis seda ei saa lõpetada, sest siis jäävad toetuse algatajad süüdlasteks ja nemad on raha raiskajad. Kuna projekt polnud lõppenud, siis raha polnud veel raisatud. Ameerikas, kus on oma 300 miljonit elanikku, selline projekt ei ulata väga sügavalt iga inimese taskusse. Aga Eestis Rail Baltica kulude ületamine ulatab iga memmesu kasäärde. Ja ma kordan veel kord, et ennustamata takistusi ja probleeme võib tulla iga kilomeetri pealt. Hoiatuseks ma toon näite ühest hiljuti lõppemas megaprojektist. 2013. aastal otsustas Seattle'i linn kaevata ainult 3-kilomeetrise tunneli kesklinna alla, et tänavapealset liiklust leevendada. Aga ainult 4 kuu pärast ülekuumenes tunneli puurimismasin ja seda pidi välja kaevama ja parandama. Kahjuks tunnel oli veetabelilt sügavamal ja väljakaevamisel täitus veega nii poolik tunnel kui ka auk, millest tunnelimasinad taheti välja tõsta. Väljakaevamine kestis üle aasta ja sel ajal pidid veepumbad miljardid liitrit vett välja pumpama. Vee pumpamine aga mõjutas pinnase stabiilsust ja lähedad pilvelõhkujad hakkasid siis vajuma, kalduma, pragunema ja olid rikutud. Järjekordne ootamatu üllatus oli see, et Ameerikas polnud mitte ühtegi kraanat, millega nii rasket tunnelipuuri august välja tõsta. Ja spetsiaalne kraana pidi selle otstarbeks ehitama. Ma päriselt ei tea, kas keegi on kokku löönud kulutused ja kahjud, mis oli sellega seotud, aga ma väga kahtlen, et selle lühikese tunneli kaevamine oli väärt tulemusi, mida oleks võinud kas saavutada liikluse ümberkorraldamisega või odavama trammitee ehitamisega. Alles selle aasta sügisel on loota, et avatakse uus Seattle'i tunnel. Paar nädalat tagasi mul oli juttu Jüri Estamiga ja tema murest Rail Balticast. Jüri kartis, et kui valitsusel õnnestub projekti läbi viia, siis loogiline järgnev projekt on Tallinn-Helsingi tunnel ja selle Rail Balticaga ühendamine. Selline projekti täiendus oleks muidugi hoopis suuremas mastaabis ja sellise projekti eestvedajad poleks ainult meie poliitikud. Selliseid suuri megaprojekte läbiviijaid on maailmas ainult käpatäis ja nende firmade elujõulisus on tingitud järgmiste projektide leidmisel. Lobitööd, mida sellised firmad suudavad teha naiivsete poliitikute seas, peagi garanteerib projektide alustamist. Niikaua kui Eestis on Euroopa Liidu väiksemad pensionid, madalamad palgad ja vaesemad koolilapsed, peame olema valvel, et meie laste ja meie lastelaste tulevik ei müüda megaprojektide nimel maha.